Palun proua, kas te tunnete ära, mis see võiks olla? Vaata, siit alt saad teada, mis see on. Oliivipuu. Oliivipuu ja oliivide õli on see. Tegelikult ma arvan, see on. Eesmärk ongi see, et pöörata tähelepanu, et need lõhnad, mis meid igapäevaselt ümbritsevad, et me tegelikult ei panegi neid tähele. Et siin me pöörame neile jällegi uuesti ja topelt tähelepanu, et see nüüd on see lõhn. Ja lapsed, nagu ma vaatan, leiavad siit ka topelt kasu, et nad ju kirjutavad, harjutavad siin ka kirjutamist. Et lapsed kirjutavad kõik need nimed üles ja seega enne kooli minekut väike värskend. No, kuhu veel? No, nüüd lase. Tiina hoidis liiga kaua. No mis see lemmik on? Näitä täljellä, ne takutus on vasta kasvua hakkaneet. Jõhvik oli esimene, kes arvutas välja vaatluslikult, määras kindlaks ja arvutas välja Andromeda galaktika kauguse. Ta sai 700 kilo parsekut. Teadus on väga tavainimese jaoks võib-olla veidi kauge ja võib-olla veidi hirmutav asi ja siin sellises vabamas õhkkonnas nad saavad nagu nii-öelda võib-olla inimkeelsemalt seletada keerulisemaid asju lihtsamalt lahti ja võib-olla kummutada mingeid müüte, mis teadlasi või teadust ümbritseb ja näidata, et mõned asjad, mis võib-olla tunduvad keerulised, ei olegi nii keerulised, on lihtsamini mõistetavad ja arusaadavad. Nii, olete valmis, kõik näevad. Juba minu häälest on kuulda, et mul on hääl ära läinud, ma olen täna siin kella 10 peale rääkinud ja ma tean, et ma pean homme ka rääkima, ma seepärast püüan vähem rääkida, aga ma ei saa seda lubadust nagu täide viia, sest et ikkagi on huvilisi palju ja on neid, kes tunnevad ka teadusliku huvi selle asja vastu ja on ka, minul oli meeldiv täna kohata siin ühte inimest, kes 15 aastat tagasi oli vaatlusalune ja üks oli isegi kuskil 25 aastat tagasi, kes ütles, et oi, et ma mäletan, et siis oli teil üks suur kast niisugune ja niisugune kirjutusmasin, mis klõbistas neid tulemusi paberile, et nüüd on asi nagu tänapäevane ikkagi. Niisiis, panin siia pudelisse natukene vett ja nüüd võtan siit kastist vähekene erilist jääd, -78 kraadi. Mis juhtub, kui ma korgi peale panen? Kuhu gaas siis läheb? Siis jah, tõepoolest, gaasil ei ole eriti kuhugi minna. Ma panen selle korgi kinni, viskan selle sinna ja vaatame, kuhu see gaas minna tahab. Ja pudel on läinud. Verinu. See on. Loodan, et rohkem kuulda. Tõustan kombi üles.